Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Tere tulemast kõigile tänasele teenistusele ja tere tulemast kuulama ja vaatama ka neile, kes vaatavad seda teenistust video vahendusel. Olge kõik väga tervitatud ja väga õnnistatud meie keskel. Jõulud on selleks korraks küll läbi, aga pühade meeleolu veel jätkub. Ja sest lähenemas on aasta lõpp ja uue algus. Kui viimasel sellel jõuluteenistusel ma mainisin, et meil Margitiga jõuluvana ei käinud ja kingitusi ei toonud siiski juba samal teenistusel. Jõuluvana juba käis ja tegi meile üsna mitu kingitust. Osasid jõuluvanasid ja päkapikke, kes meile kingitusi tõid, me teame, tunneme, küll aga ei tea, kes see jõuluvana või päkapikk oli, kes maandas ühe armsa kingituse, mulle siin arvuti võtti. Ma ei tea, kes see oli, aga olen väga tänulik. Kogu au, tänu ja kiitus läheb muidugi Jumalale, aga täname ka teid kõiki. Siin viibijad, et te Jumala käe pikenduseks võtta. Nii et aitäh teile veel kord ja Jumal teid kõike väga õnnistagu. Aga see tervituse kirja kohta, kui sellele nüüd mõelda, kas sul on kunagi elus olnud selline periood või sellised perioodid, mil tundsid end selle maailma asjade poolt üle korrutuna? Kõik lendab üle peagi. Kõigil vastu. Näiteks. Mina olen kätt igatahes. Ailina noogutab ka, kes teil on veel. Kui sa tundsid, et elus on nii raske ja ükskõik, mida sa ka ei teinud, asjad lihtsalt ei läinud nii, nagu sa ootasid. No kui sa oled seda tundnud, siis tere tulemast klubisse. Ma olen täiesti kindel, et me oleme seda kõik kogenud ja mine tea hetkel keegi, näiteks meie seast või teie seast, keegi seda hetkel ka läbi. Ja hästi huvitav ongi see, et need perioodid on tegelikult õppimise ja katsumust ajad, mis annavad märku sellest, et inimene kas Jumala juurest nagu eemale jäämas või juba eemale jäänud. Või annab Jumal inimesele taas midagi, mis toob inimesele nüüd seda vaimulikku tegevust. Ma tõusen püsti, ma reageerin sellele. Heidame korraks pilgu selle kirja kohale. Esimene asi, mida Jeesus meile ütleb, et on tulge minu juurde kõik. See tähendabki seda, et meil on lubatud tulla isiklikult Kristuse ja Jeesuse juurde. Ei ole välja valitud, ei ole kristlased, kõik. Ja sellega Jeesus ütleb veel seda, et tema ja meie vahel ei ole mitte midagi ega mitte kedagi. Ei pea olema pühakuid, ei pea olema vaimseid rituaale, vaimseid praktikaid, ei. Sa võid minna otse palves Jumala ette ja olla temaga pidevas palveosaduses ja palves muidugi. Ja kuigi Jeesus ütleb, et tulge, siis tegelikult astus Jumal sinu ja minu suunas ikkagi esimese sammu. Me just tähistasime jõule. Mis on jõulud? Jõulud on Kristuse Jeesuse sünni meenutamine, et Jumal jättis oma taevase auhiilguse. Sündis väikese lapsena siia maailma. Ja sealt edasi astus Jumal järgmise sammu, kui ta Jeesusena täiskasvamana tõestas oma jumalikkust, õpetades inimesi ja seda, kuidas taastada nüüd see suhe oma looja ja inimese vahel. See mõte kipub ära kaduma, ka jõudule. Aga selleks Jeesus sündiski maailma. Ta tõestas oma jumalikkust veel sellega, et ta tegi imesid. Tervendas lootusetuid haigeid, äratas üles surnuid, ajas välja kurja vaime ning läks ristile sinu ja minu kattude pärast, et teha lepitus nende ees looja Jumalaga.
kuigi Jeesus ei oleks pidanud siia maa peale tulema ja surema, aga Jumala armastus sinu ja minu vastu oli lihtsalt nii suur, et ta tahtis meid päästa patu hukatusest ehk kõrgust, et ta otsustas seda kõike teha. Võta korraks hetke, mõtiskle nüüd selle üle. Jumal jätab oma auhiigluse, sünnib Jeesusena siia maailma, et meid päästa patu kõrgust, kõige jubedamas kohast. Need, kes on teised pool ära käinud ja siis ütleme tagasi tulnud, nii-öelda varju surmas olnud, need on rääkinud sellest, ütles, see on kohutav. Samas on neile näidatud taevast, ütles, et see on kirjaraamatu, mis on tegelikult. Mõtiskle korra, miks Jumal seda sinu ja minu heaks tegi? Vastus on hästi lihtne. Sellepärast ka, et tõepoolest päästa meid patukõrgust, aga sellepärast, et sind ja mind armastatakse. Inimestena me kogeme seda oleks üsna vähe. Aga kui sa koged Jumal oma, siis see on midagi üle loomulikku. Ja kuidas Jumala armastus siin väljendub, millest Jumal meile hingamisi annab, kui sa tema juurde tuleb? Esiteks hirmudest. Me ei pea selles maailmas midagi kartma, sest sellisel juhtumil on Jumal meiega. Maailm on üsna sassis ja keeruline praegu ja me ei tea, millega see maailm meid jälle üllatab. Kuigi huvitav on see, et kes Kristuse Jeesuse oma isandaks on vastu võtnud, hakkabki kogema rahu. Isegi siis, kui see maailm ei ümber mõelnud. Sõjad, majanduskriisi uudised, mis iganes. Piibel ütleb üsna selgelt, et tegelikult hirm on saatana kohal tunnus. Aga kes on Kristuses, kogeb üle loomuliku kaitseta raha. Mu enda kooliõde, seminarid närid, ta on täna tuntud missionär ja ka meie liidus juhtkonnas. Ta oli Tais viimati. Jah, ma ei tea, kas osaduskoggi liikmed mäletavad, ma näitasin teile seda videot, kus ta rääkis sellest, et ta oli Tais missionärina oma sõbrannaga missionäriks ja siis ühel ööl ta magas oma selles ööbimiskohas, kui ütles, et ruumis sisenes selline tohutu kurjus vaimses mõttes, et ta ärkas selle peale üles. Aga Chita meenutas, et see, kes on meis, on suurem kui see, kes on väljas maailmas ja see täiuslik armastus ajab kartuse välja. Ta võttis nende kirekohtadele ja see kurjus kadus, siis ta sai rahulikult maha näha. Võib-olla tuleb meelde. Teine, millest meid vabastatakse, on lootusetus. Seda vast on meil kõige rohkem. Et kuidas, mismoodi edasi? Mida see järgmine päev toob, mida see järgmine hetk toob? Mis nüüd saab? Nende küsimustega põrkuvad inimesed kõige rohkem. Aga tegelikult kordab Jeesus Jeremia 29. peatüki 11. sõnu, kus Jumal ütleb oma lastele oma järgijad ja üsna selgelt. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõrgutan. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõte, et anda teile tulevikku ja lootust. Jumala enda tõotus. Ühesõnaga, taas, kes otsivad Jumala ligijõudu, võtavad vastu Jeesuse Kristuse kui oma elu issanda, enda jaoks realiseerub Jumala parim plaan. Selle inimese eluiga ja inimene võib elada julgelt teadmisega, et ükskõik milline see elukaud hetkel praegu on. Kui usaldab Jumalat, see saab minna ainult paremaks. See saab minna ainult paremaks. Mul ei ole midagi karta. Ma ei ole lootusetus olukorras. Kolmandaks, mida see kirjakoht meile ütleb, on see, et see vabastab meid sõltuvustest ja annab hingamise mõõdu. Inimloomus on kord selline, et keda annab kergesti ära petta. Näiteks me kõik alguses mõtleme, et me alati suudame kontrollida tattu, mida me kavatseme teha. Antud juhtul ma tahan silmas näiteks siduvaid ehk sõltuvusi tekitavaid tappe. Olgu selleks alkohol, suitsetamine, narkootikumid, pornograafia, hasartmängud. Nii ongi, et mõnda aega suudetakse neid ise kontrollida. Kuid lõpuks on sõltuvus haaranud inimest ennast ja kontrollib nüüd inimest. Aga Jumal tahabki sind sellest vabastada.
vaimulise ja vabastuse sõltuvusest, mille on see kinni olnud. ja sellegi loetud kirja kohaselt tuletabki Jeesus meelde Jesaja 58. juurdusläbi sõnumust ütlevat, et eks ole ju mulle meeldiv paas niisugune, päästa alla ülekohtuse kahelad, teha lahti ikkerihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked, see tähendabki sõltuvusest vabastamist. see on Jumala soov päästa sellest. Ikete rihmade lahti päästmine, rõhutute vabastamine on just otseselt selle sõltuvuse pihta käib. nii et Jumal saab mis iganes sõltuvuse sinu elus purustada, kui sa lased tal seda teha. huvitav on tõesti see, et kes Jeesuse juurde tulevad, vabaneb, ma olen märganud ka kahte gruppi inimesi, on need, kes vabanevad kohe sõltuvusest, kohe. aga teiste jaoks sõltuvustest vabanemine on protsess, pikem ajapina, mille käigus Jumal ravib ka südant asjadest, mis sõltuvuse algselt põhjustasid. kedagi ei vääri valli, ta ei oska oma valu kuhugi panna, ta tahab jooma, otsib halvad seltskonnad üles, kus satub halba seltskonda. tegelikult on seestused katki. aga tegelikult see protsess, kui ta tuleb Kristuse juurde, Jumal hakkab teda tervendama samamoodi, samal ajal. ja kui sa oledki näiteks millegagi seotud, siis lase Jumalal ennast tervendada. las tema olla see, kes nendest sõltuvustest vabastab, ega nagu öeldud, ka samal ajal tervendab. nüüd neljas asi, millest seisneb hingamine, Kristuse hingamine Kristusesse, millest seda saab nagu hingata ning vabaneda, on depressioon. no mis on depressioon? depressioon tegelikult röövib inimeselt võime elust rõõmu tunda ja kahjustab inimest mitte ainult vaimselt, vaid ka füüsiliselt. me teame, et ütleme, kes on vaimselt usutult maha tõmmatud katki, see vaimne olek nõutab ka füüsilist tervist. ja depressioon ei ole kohe kindlasti Jumala tahe sinu elu jaoks, sind ei loodud sellisena. Jumal tahab, et sa elaksid täisväärtuslikku elu ja seetõttu tervendada ka sinu meedia. kui sa astud neid ususamme, et leida tema rahu ja ligijõud. tulge minu ligi, ütles Jeesus. ja see valik on meie kätte antud, meie käes. ja nüüd meie valik on nüüd see, kas me võtame selle kutse vastu või mitte. see valik on nüüd tõesti meie teha. ja need, kes Kristuse juurde on tulnud, oma elu issandaks vastu võtnud, need astuvad tegelikult elukestvale teekonnale, mis muutub aina paremaks. kui ainult inimene oma hirmudest, sõltuvustest, lootusetusest, depressioonist, ühesõnaga kõigest nendest siduvatest ahelatest ja kõigest, mis teda usub ja kammitseb, nendest kõigest vabaneda tahab. seesama valik ongi täna meie käes. tahad sa nendest vabaneda või mitte? kui sa veel kahtled või tunned ennast liiga ebakindlalt sellele elumuutvale teemale asuda, siis küsi ise isiklikult Jumala käest. juba täna ja praegu, milline oleks sinu esimene väike samm Jumala rahu leidmiseks ja seejärel tee seda, mida ta sulle ütleb. sa tunned selle südames ära. sest see teekond on individuaalselt igaühe erinev. minule üks, Kevile teine, Kaidule kolmas, Kaidule neljas, Kaidule viies. nii on. lase Jumalal kui sinu loojal näidata sulle parimat teed ja ole siis tänulik, kui ta annab sulle need esimesed sammud, paneb sellele elukestvale teekonnale. ja muidugi selle eesmärgi suunas, kuhu tuleb liikuda. amen, selline mõttiskus, mõtle selle, lase endast südamet läbi. aga tõuseme, läheme kandesse, palume, et lubad Jeesuse Jumala ette, et siis mõtle juhatab meid võidlusse. nii on. ja issand, aitäh sulle tänase hommiku eest, oleme võinud täna siia kokku tulla. täna te kiita sind kõige ees, mis sa oled meie elus teinud. issand, sa tunned meid isiklikult individuaalselt igat ühte, sest sa oled meid loonud.
aitäh, issand, et me oleme võinud tõesti sinu kuldse ära tunda, selle vastu võtta ja selle teekonna asuda, aitäh sulle selle eest. kuid luba, issand, et sa kuulutad täna meie kõigi südameid ja kadad meie ette selle vaimuliku lauba, mis sa oled meile täna valmis pannud, et me võiksime sellest heast roast, vaimulikust roast osa saada. meie südamete ja meelte vastu kõnelda, meid üles ehitada, tervendada, üles ehitada, julgustada, et astuma seda ususammu, minna selle teekonnale, mis läheb aina paremaks. isegi siis, kui maailm ei ole veel mõelda. luba issand tõesti puudutab meid ja kallis püha vaim, palume selle halvava teenistus sinu kätte ja luba, et tõesti luba, et keegi ei pea sealt täna ära minema tundega, et see läks minust mulle. vaid tõesti issand, sa kõnelesid väga vastu, ehitasid üles ja viid sellele heale rännakule, usu rännakule. aga ole jäänud meiega, nagu öeldud, anname selle teenistus sinu kätte ja luba, et oled meie keskel. ja teenistust juhatamas sinu kiituseks ja Jeesus. Amen. Amen. kes jaksab, võib seista, kui sa tunned, et ei jaksa. Läheme nüüd ülistusse. Tegelikult me täna tüüpilisi ülistuslaule ei laula, sest meil jõuluaeg ja laulame ikka jõululaule, sestap, et jõululaule me muul ajal nagu ei laula. Ikka jõuluajal. Aga kõigis nendes lauludes me ju mõtleme ikkagi jõululapse peale, kelle sünnipäeva me oleme tähistanud asja, nii et jah, sõnad tulevad seinale, nii et ma vaatan, et laulikut ei näpi keegi, pole vaja numbreid öelda. Jõulukeili
käinud jõuluteenustusel see laul, viimane laul laulata, et see oligi väga asjakohane. nii on, et ma olen ikka selle laulu kohta kommentaari andnud, et see oli igal aastal nii, et kujutage ette, Euroopas täielik kaos, toimuvad Napoleoni sõjad. me teame, et Napoleon jõudis Kuramaale välja oma sõdade ja lähidega. samal ajal puskas Itaalias vulkaan, mis tekitas Euroopa kohal tohutut tumakilve. nälja ikaldus selle tulemusena, sõja, murmatus, depressioon ja siis sünnib midagi kiirelt kaunist. täiesti lootusetud hetkel, kui tuleb nii kaunist, mis on põlvkondade ülene ja pärast seda välja. ja see mõelda. nii on. nii on. aga Marju on meil täna see, kes tuleb meil minema. no nii, ole hea. Rõõmsat jõuluaja jätku kõigile. Meie majas ikka jõuluaeg kestis kuni 10 päevani. Ikka väga on. Ja ma loen siis meie tänased kalendri kirjakohad, mis on muutud. Ja esimene kirjakoht on Mattiuse 2, 19-23. Kui nüüd Herodes oli surnud, vaata siis ilmus issanda ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos ja ütles, tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine Iisraelimaale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud. Siis ta tõusis, võttis lapse ja tema ema ning tuli Iisraelimaale. Kuulnud aga, et Arhelaos on kuningaks Juudamaal oma isa Herodese järel, kartis Joosep sinna minna, teda hoiatati unenäos, et neil tuleb varjuda Galileas, ning ta tuli ja asus elama külla, mida kutsutakse Natsaretiks, et läheks täide, mida on räägitud prohvetite kaudu, et teda hüütakse natsaretlaseks. ja järgmine kirjakoht on Koguja 3, 16-22. ja veel nägin ma päikese all kohtupaika, kus oli ülekohus, ja õigluse paika, kus oli üleastumine. ma mõtlesin südames, Jumal mõistab kohut õigele ja õelale, sest igal asjal ja igal teol on oma aeg. ma mõtlesin südames, see on inimlaste huvides, et Jumal neid läbi katsub ja et nad näevad, et nad on iseenesest vaid loomad, sest mis sünnib inimestega, see sünnib loomadega, neile kõigile sünnib sama, nagu sureb üks, nõnda sureb teine ja neil kõigil on ühesugune hing ja inimesel ei ole paremust looma ees, sest kõik on tühine. kõik lähevad ühte paika, kõik on kõrmust ja kõik saavad jälle kõrmuks. kes teabki, kas inimlaste hing tõuseb ülespoole või kas loomade hing vajub allapoole. ja nõnda ma nägin, et ei ole midagi paremat, kui et inimene on oma töö juures rõõmus, kuna see on tema osa, sest kes toob teda nägema seda, mis on pärast teda. Amen. ja järgmine kirjakoht on laul 128, 1-6. õnnis on igaüks, kes kardab issandat, kes käib tema teedel. sa süüd siis oma käte vaevast, sa oled õnnis ja su käsi käib hästi. su naine on nagu viljakas viigipuu su maja nurgas, su pojad on nagu õlipuurõsud su laua ümber. vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab issandat. issand õnnistagu sind Siionist ja saagu sa näha Jeruusalemma head põlve kogu oma eluaja ja saagu sa näha oma lastelapsi, rahu Iisraelile. Amen.
toetused, kui sina kardad issandat, et siis su käsi käib hästi. Et see on üks suur asi, Jumala kartus meie südames, et olgu meil seda südames, et kellel on suur tõotus, et ta õnnistab siis meid, kui me seda teeme. Ja viimane kirjakoht on meil Kolossa 3:12-21. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andeks andes, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus, see on täiuslik side, ja teie südames valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna, ja olge tänulikud. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge kogu südames tänulikult Jumalale ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Naised, alistuge meestele, nagu on sünnis Issandas. Mehed, armastage naisi, järge olge karmid nende vastu. Lapsed, olge oma vanemaile kuulekad kõigis asjus, sest see on Issandale meelepärane. Isad, ärge liielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Amen. Nii palju õpetusi elu jaoks. Et need olid siis tänased kirjakohad. Ja aastapäeva kogudusi meil täna ei ole, aga täna on siis ka süüta lastepäev. Ja nüüd lähen üheskoos ka palvesse. Ja kui kellelgi on eespalve soove, siis me võtame need kaasa. Kui kellelgi muresid, siis võite julgelt öelda, et ühispalves on väga suur jõud ja võime üheskoos juba ette. Aga kui on kellelgi ka tänusoove, siis nüüd on ka väga teretulnud. Mul oli tänusoove meeles või unustasid ära, aga nii on, et kui kõik on hästi, siis kipub ära olema. Aga et eespalve saavad lapsel lamp jalad välja kasvaks. See on uued väga toed ja läheb kui üle. Selle kaasa on kellelgi veel. Ja mul küll väga valuga, mis öösiti magada lausa. Meie palve partnerkogudust pöörduga, siis meie Saaremaa koguduse eest palvesse. Aga vist tõuseme. Isa, tänu sulle. Me võime olla siin ühes koos selle väikse perega. Tänu sulle, Jumal, sina juures ja tänu sinu armastuse eest, et sina kannad hoolt meie eest. Me võime olla rõõmsad ja turvalised sinuga koos elades. Ja ülista meid siin üheskoos. Või sinu kogeda sinu lähedust ja sinu puudutust igaüks oma südames. Ja mõista seda sõnumit, mida kuuleme täna Jeesusele. Ja me toome sinu ette ka need palvesoovid. Sa näed nende laste eest, kellel on alt jalad Jeesus. Tänu sulle, et sinul on vägi tervendada need jalad ja lasta need muutuvad jälle normaalseks, et lapsed võiksid rõõmsalt joosta ja need ei teeks häda ega valu, Jeesus. Tänu sulle, puuduta seda neid jalad. Jeesus, anna need lapsed sinu kätest. Ja Jeesus, sa näed, Marge Põlvevalu. Tänu sulle, Jeesus. Sinu õõmid laavadega on tervist tulnud ja me kuulutame tervist ka Marge Põlvele Jeesuse Kristuse nimel ja õnnistame seda. Ja palume sinult tõesti
parandavat puudutust sellele kõrvele. Õnnista Jeesus Margit ja tänu selle töö eest, mis ta teeb Jeesus siin koguduses ja igal pool mujal Jeesus. Õnnista sina teda, et ta võiks teha seda rõõmsalt ilma valu tundmata Jeesus ja magada rahulikult oma öötunnid Jeesus. Tänu sulle, et sina oled lubanud anda meile rahulik tund. Tänu sulle, me näeme ka sinu hoolja Jeesus. Ja tõesti, sa näed, kui kellelgi on veel mingi mure südames, mida ta vabandab Jeesus. Kuule sina ja vasta ja rõõmus igat üksikut, kes siia on tulnud. Ja õnnista meile kogudusi, kõrvakogudust seal, kus ta on, et ta võiks olla õnnistuseks seal paigas ja õnnista meie Saaremaa kogudusi. Jeesus, ole oma tööd tegemas, Jeesus. Et tõesti sinu sõnum võiks veel levida üle maa ja inimesed võiksid kohtuda sinuga, Jeesus. Ja tõesti ole oma püha vaimuga puudutamas kõiki. Ja ole puudutamas ka meid siin. Tänu kõik sinu kätte, Jeesus, sündigu sinu tahtmine kõiges, mitte meil oma. Jeesus on meil. Aitäh, Mari. Sina on lugemisel nende eest. Tunnistuste tervituspäev. Mina olen küll terviksuna. Ma vestlesin meie eilse sünnipäeva lastega ja endise palvepartner koguduse pastori ja auvastme kapten Eduard Kapoga. Et endine palvepartner Suigukogudus tervitan meid, mina tervitasin neid vastvana, et tervitasid teile nagu näiduna. Ja aga on kellegi meie kogudus? Tähendab, Helga alus ka tervitada. Helga? Helga. Helga, okei. Vaatega. Võtame tervise vastu. Aga kui ei ole, siis no oleme Helga. Aga tegelikult mul üks on tunnistus, et suur torm oli, aga tegelikult kõik läks hästi, et meie valgustas kõik katused ja asjad olid püsti, isegi kui ma eile käisin karjas, siis üks tee puhastati minu eest ära, et ma ei pidanud isegi seisma. Üks päästeenistus juba puhastas teed, ma ei pidanud saada käima jätkama. Ma vaatan ka meie palvel on hoitud, et need kuud, mis on nüüd tormidega ümber kukkunud, on näinud täpselt meie majas mööda. Vaatan viimane on nüüd sama 2 kuud siin umbes. See on jah, teise näol. Et see on, tundub, et tõesti siin on meil selle maja kaitsealamis väga tugevalt. Mida tähendab palvetamine, mida tähendab Jumala osaluse pidamine, kõik tööstab seda, et me oleme hoitud. Namaste.
nemad ja järgmise pühapäeva kingitud. siis kui me ennem ei kohtu, siis uuel aastal. ja seda siis 4. jaanuaril ja ikka kell 11 siinsamas Valvelas. nii et olete julgelt teretulnud sellele uue aasta teenistusele. aga siis on meil ka veel legamurdmisega teenistus, nii et valmistame oma südamed ka selleks ette. aga kuulge, lähme siis tänase sõnumi juurde ka. nüüd olemegi jõudnud Jumala abiga käesoleva aasta viimastesse päevadesse. uus aasta on Jumala abiga peagi käes ja me oleme tavaliselt harjunud sellega, et tavaliselt soovitakse vana aasta viimastel päevadel lähedastele ja tuttavatele ikka seda, et jäägu kõik halb sellesse vanasse aastasse ja võtke muude aastasse kaasa kõik hea. et need on tegelikult ju tõepoolest iseenesest nagu head soovid ja näitavad seda, et sa soovid oma lähedastele ja tuttavatele ju head. täpselt nii see on. aga see on selline, nagu öeldakse, horisontaalne tasand. ehk inimeste vaheline tasand. kui sa soovid oma ligimesele, oma lähedasele, oma naabrile, oma töökaaslasele, oma sõbrale, sa soovid head. aga on ka vertikaalne tasand. vertikaalne tasand ehk see, kus Jumal nüüd tahab seda, et inimesed jätaksid maha kõik halma ja kõige selle, mis viib inimest nüüd Jumalast eemale. ja me teame, et inimesed, kes on Jumalast eemal või kes on Jumalast ka eemale viidud, paraku määravad ise ära oma igavikku. meie seas on täna ka palju võõraid, mitte kogus liikmeid, et ma olen siis ikka aeg-ajalt seda näidet toonud, ma kasutan seda ka praegu, et üks tuntud Ameerika evangelist, kes on ka mitmete Ameerika presidenti vaimulik nõustaja olnud, Philip Meyer ütles väga hästi, et Jumal ei ole mitte ühtegi inimest kunagi kõrvusse kaotanud, vaid inimene ise, kui ta tõukab eemale Kristuse Jeesuse, valib vabatahtlikult lõpust minema. ja tõepoolest, et inimene, kes on Jumalast eemale viidud ja ei soovi seda Kristuse kutset vastu võtta, määravad endale hukatuse tee. see on paratamatu tõde. see on paratamatu tõde, et seda ei saa nagu vakaga hoida, seda ei saa nagu pisendada ega vähendada. mida see veel tähendab? see tähendab seda, et kui inimesel puudub kontakt Jumalaga või kui inimene küll usub Jumalat, aga tal ei ole Jumala jaoks aega, Jumal on kuskil 2., 3., 4., 5., 10. järguline nähtus ja inimene nii-öelda valitseb ise oma elu ja oma asjade üle, ei lase Jumalal oma elu tulla ja seal esikohal olles valitseda, siis see on samamoodi, täpselt samamoodi inimese jaoks igavikulise tähendusega. ja loomulikult ka hukutav. ehk siis inimene ei koge Jumalat isegi siin maapealses elus. ta ei koge Jumala õnnistusi ja siis loomulikult ka juba igavikus, seda Jumala ligilõbu, vaid pigem juba Jumalast eemal olekut ehk hukatust. ja me oleme seda korduvalt kuulnud, eriti nüüd jõulude ajal, et jõulud ongi Jeesuse Kristuse sünd siia füüsilisse maailma, et kõik, kes temasse usuvad, oma elu isadaks vastu võtavad, teda oma elus esikohale tõstavad ja teda siiralt järgivad, need saavad pattude lepituse ja taastatud suhte Jumalaga, oma loojaga. Piibel ütleb väga selgesti, et me sünnime siia maailma patustena ehk mässumeelsetena. ise tean, mida ma teen, ise otsustan, ise ütlen, ise mõtlen. see on tegelikult mässumeelsus. me ei mässa jah alati mitte ligiseaduste, vaid ja avaliku korra vastu, vaid just Jumala seaduste vastu. ja eranditult kõik on Jumala seaduste ja Jumala tahte vastu mässanud, mina täpselt samamoodi. ja seega kuuluvad nad igasse hukatusse ehk põrgusse. ja kuna nüüd Jumal on õige ja õiglane Jumal, siis ta ei saa mässumeelsust ehk pattu koristamata jätta. olin ka viimane kord sellise näite. oletame, et keegi paneb selle naabri maja peale meelde. ja naaber ütleb, tühi asi, vabandaks, see peab niimoodi tühi asi. no ei ole. keegi peab vastutuse võtma selle eest, keegi peab saama karistuse, keegi peab selle kompenseerima. Jumala eest täpselt sama teema.
Jumala ees õigeks saada. Paljud arvavad, et on võimalik heategude kaudu õigeks saada. Ei ole võimalik. Heateod on usuelu tagajärg. Aga heategudega, heategude žestidega ei ole võimalik Jumalat ära osta. Võimatu. Täiesti võimatu. Ja Jumal teadis seda, et inimene ei ole võimeline tema ees õigeks saada. Ja Jumal nägi seda ette, astus ise selle sammu, et saatis Jeesuse Kristuse oma poja siia füüsilisse maailma ja et ta räägiks ja õpetaks, kuidas Jumala lapsed peaksid siin ilmas elama ja mismoodi peaks toimima nüüd Jumala ja inimeste vaheline ning loomulikult ka inimeste vaheline suhe. Ning et seejärel, et meie, ehk siis inimesed, ei peaks patukaristust kandma, mis andibki Jumal ristilüüa patuta Jeesuse Kristuse, nagu öeldud, oma poja, et meie mässumeelsusest purustatud suhe Jumalaga saaks uuesti taastatud. Ja mitte ainult taastatud, vaid ka selleks, et kui me siit igaviku piirist ka nüüd ükskord üle astume, et siis ootab meid taastatud suhte tulemusena taevane kodu, ehk siis igavik koos oma loojaga, sinu enda loojaga, minu enda loojaga. Seepärast me tähistamegi jõule, et tähistada Jeesuse sündi. Seepärast me tähistame ka suuretäite sündmusi, ülestõusmispühasid, mis meenutavad ikka sinu ja minu ees patukaristuse kandmist. Ja seepärast me tähistame ka ülestõusmispühasid, mis kinnitavad Jeesuse jumalikust, et ta tõusis 3. päevast surnuist ülesse. Isegi profaan ajaloolised ehk ilmalikud ajaloolised kinnitavad neid kõiki fakte, mida me praegu nimetasime. Profaan ajaloolised, ilmalikud ajaloolised kinnitavad neid asju. Nüüd, kui sa kuulud nende hulka, kes usub Jumalat ja Jeesus Kristus ning kolmainu Jumala kolmandat isikut püha vaimu ja oled kolmainu Jumala oma elus esikohal tõstnud, siis kristlastena me teame, et hingemaailm ei maga. Ta teeb kõik selleks, et su suhe Jumalaga uuesti purustatud saaks. Ja mida ta tegema hakkab? Väga lihtne, ta hakkab siin näiteks ära meelitama. Hakkab su ellu tooma asju, et sind Jumala juurest ja Kristuse päästest nüüd eemale juhtida. Kõik selleks, et sind Jumala juurest eemale meelitada ja selle tulemusega inimene põrgus lõpuks. Seda ütleb ka Jeesus otse välja Johannese 10:10, Maris võib selle ette panna, praegu see enam. Johannese 10:10. Varas, ehk siis saatan, ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Varastama selles mõttes, et varastada sinult lootus ja kõik hea, mille Jumal on sinule valmis pannud. Personaalselt. Tapma selleks, et purustada su elu pattude mässumeelsusega ja hukkama selleks, et nagu öeldud inimene hukuks põrgus. Jeesus aga ütleb, mina olen tulnud, et neil ehk siis tema jälgijatel oleks elu ja seda ülirohkesti. Aga vaatame nüüd siis, kuidas hingevaenlane ehk saatan inimest ära meelitab ja ära püüab varastada su elu, et inimest siis lõpuks hukata. Aga kui me enne kui me seda teemat käsitlema hakkame, mõtleme nüüd sellele, et mida Jumal on selle takistamise heaks teinud. Jumal on teinud meie heaks selle, et on andnud meile minimaalsed usuelu nõuded 10 käsku, mille järgi juhinduda on. Ja sellest esimene käsk on milline? Mina olen issand, sinu Jumal, sul ei tohi olla muid jumalaid minu valvel. Ja kui sa nüüd sellest kinni pead, hoiad Jumalat ja tema tahet oma silme ees, ei võta siis sa ebajumalat sinu elu ja kontrolli, need samad asjad, mis meelitavad sind Jumala juurest eemale. Ja Jeesus on ise öelnud, et siis ei kisu ka mitte miski meid tema käest ära, et meid hukatusse saata. Ja seepärast ongi nõuline, et me uuriksime Piiblit. Oleksime palveosaduses. Oleksime palveosaduses kaasa kristlastega, teeksime üksteisest palvet. Võtaksime jumalateenistusest osa, et olla valmis ja võitlusvalmis, et vastu seista kuradile ning mitte laskma meie eludele kontrolli võtta. Margit võib panna veel uuesti Jakobuse 4:7, seda kinnitab, mis ütleb, et alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Alistuge Jumalale, pange vastu kuradile.
Jumala alistumine toimub ainult läbi Jeesuse Kristuse ja tema elu issandaks vastuvõtmise ning loomulikult juhinduda ning kinni pidada apostlite tõdedusest piiblis, mis ongi Jumala tahte väljendus. Kui tihti te seda loete? Aga vaatame siis, kuidas hingevaene tegutseb ja mis juhtub, kui ebajumalad sinu ellu tulevad. Mõiste ebajumal ehk iidol võib tänapäeva elus kõlada natukene arhailiselt. Et ebajumala kummardamisel mõeldes võime ette kujutada, et kuskil keegi teeb sellise puust või kivist või millest iganes tahes ebajumala kuju ja see ongi nüüd ebajumal. Päris nii see ei ole. Iidol ehk ebajumal on kõik, mis on meie elus Jumala või Jumala tahte eest tähtsam. Tavaliselt, kui miski võtab meie südamest ebajumala tasemel elukoha, pöördume nii-öelda ebajumala poole emotsionaalse toe, isikliku kinnituse saamiseks või valu või ebamugavustunde tuimestamiseks. Ilmselge näide alkohol, sõltuvusained, üleliigne sotsiaalmeedia ja internet, ebaterve tunnustuse otsimine kaasinimestelt, töönarkomaania. Need nimetatud asjad on praeguse ajast kõige suuremad ebajumalad. Mul on hingevalu, naine jättis maha, lähen jooma. Ei suuda sellele vaimselt hingel vastu pingutada, lükkan süstaleemi. Need, kes on hingeliselt noorustades eriti haiget saanud millegi tulemusena, muutuvad töönarkomaniks, sest see põgenemise vahend, eskapism oleks seda põgenemisvahend sellest reaalsusest, näiteks kodusest reaalsusest. Peamine põhjus, ma kohe ütlen ära, miks Jumal keelab ja vihkab ema Jumalaid, on see, et nad lihtsalt takistavad meie suhet temaga. Halvimal juhul süüditavad need meil ennast hävitavat käitumist ja äärmuslikel juhtudel hävitavadki meie elu. Pole lihtsalt meile kellelegi võõras see, kui keegi mahub siin südames pealiselt välja. See on ennast hävitav elu. Töönarkomanid, kes ei oska piire kehtestada töö ja puhkeaja vahel, tapavad ennast ära tööga ja neid näiteid oleks küll ja küll ja veel tuua. Aga vaatame siis neid põhjused, miks Jumal ei taha meie ellu ebajumalaid. Nagu öeldi, punkt 1, ebajumalad viivad meid tõelisest ja ainsast Jumalast tõepoolest eemale. Toome sellise võrdluspildi. Samasugune võrdluspilt Jumala ja inimeste vahelist suhtest on nagu terve abieluline suhe siin maapealses elus, kus terves ja terviklikus suhtes mees tahab hoida oma naise poole ja naine oma mehe poole. See on terve abieluline suhe. Samamoodi tahab Jumal sellist samat suhet inimesega. Mitte keegi meist ei taha olla see petetud pool, kus keegi teine trügib paarile vahele ja üritab seda suhet purustada. Ja Jumal ei taha samamoodi, et keegi teine purustaks tema ja inimese vahelist suhte, sest selle tulemusena läheb inimene hukatusse. Jumal ei taha, et tema loodus läheks hukatusse. Ja kui me oleme näiteks eluterves ja toimivas suhtes, siis me tunneme ennast seal hästi ja turvaliselt ja ei soovi, et meis keegi, et see turvaline suhe purustatud saaks. Me saame lihtsalt väga-väga haiget. Ja juba maapealses elus väga-väga haiget saamine on lausa samasse haiget saamise vältimiseks on samasse 10. käskuga 6. käsk, sa ei tohi abielu rikkuda. Ja samas Uue Testamendi kirjades on isegi täpsemini öeldud, et kuidas eluterve abieluline suhe peaks toimima. Ma just natuke tagasi lugesin ühe punkti kätte. Naine, austame meest, ole talle allaheitav ja mees, ära ole naise vastu karm, ole tema vastu hea, armasta seda. Ja Peetrus kirjutab veel keerukat, me oleme ka sellest rääkinud, et mehed käituvad oma naisega kõige õrnama asjadega, et teie palvetel oleks takistusi. Jumala juures on täpselt samad asjad.
Jumal saab haiget, kui keegi teine mitte üksnes ei trügi, vaid lausa lastakse tema ja inimeste vahelise suhte vahele. Ja kes laseb vahele, on tavaliselt inimene. Mitte Jumal. Inimene laseb enda ja Jumala suhte vahele neid ebajumaneid. Vana Testament kukub nendest näidetes, kus Iisraeli rahvas, Jumala poolt välja valitud rahvas, korduvalt taganes oma Jumalast ja Jumalmaa prohvetite läbi võrdleski ebajumala teenistust abielu rikkumisega. Terve Vana Testament on täis abielu rikkumine, mis tähendab, kui võrdpilt just nimelt selles samast, et rahvas taganeb Jumalast ära. Ebajumalad tulevad Jumala, tõelise Jumala inimese vahele. Iisraeli rahvas tegi endale paratud kujud, käsitsi nikerdatud kujud, sambad, viljakas tulbad, erinevad viisidel ebajumala kujusid. Ja ei erine tänapäevane inimene sellest samamoodi. Horoskoobid, mundrikursus, kuulate raadiost. Tehke kohe päris puhtaks. See on uks, mis toob jamasid inimest välja. Ma garanteerin, mina ei garanteeri, vaid see on vaimu maailm, vaid toimib vaimu maailm. Lööge päris puhtaks. Põletage ära, aga andke ära, et sealt peab põletage ära. On teil kristalle, mis peaks tooma teile siis ka rahaõnne ja suhteid ja meil on või kilikesi, päästus kilikesed, lisake minema. Tegelete joogaga. Täpselt vaimne praktika, mis toob inimese enda ellu jamasid. Esoteerika ehk nõidusega seotud praktikad, kõige kohutavam asi, müstitsism, mis on otsene saatana lumaldamine. Teised religioonid ja filosoofilised õpetused, mis eitavad Jumala olemasolu, erinevad väär- ja valeõpetused, kõik need on tegelikult tänapäeva ebajumalad, millega niisuguses ulatuses tegeletakse, et trügivad Jumala ja inimese suhte vahele ja lõhuvad seda. Mul on Facebookis sõber, John Ramirez, New Yorgi endine peasatanist, kes lõi Ameerika mandripeal terve võrgustiku satanistliku võrgustiku. Jumal sai teada. Ta pöördus, täna ta on pastor, evangelist ja täna ta väljastab saatana tegusid. Ja tema ütleski nende asjade kohta, et need, kes tegelevad horoskoopidega, joogadega, müstitsismiga, teiste vaimsete praktikatega, see tähendabki seda, kus inimene ütleb otse välja, et saatan räägib minuga. Teie palun see päris puutuks on just. Juhast ära. Ja kõik need asjad juhivad tõepoolest ka igalikkuselt hukatusse. Mitte ainult maapealses elusõidu ja omas kindlasti veel on, vaid ka hukatusse. Ja maises elus aga toob inimeste ellu needusi, takistab meil kogemast rahu, lohutust, rõõmu, vabadust, mida saab leida tõesti ainult täielikus valitumises ja lähedases suhtes Jeesusega. Teate, mida hingevaenlane ründab esimeste seas, kes tegelevad ebajumala teenistustega, needsamad horoskoobid, kristallid, joogad, müstitsism. Ründab 3 põhielementi. Suhteid. Abielusuhteid, peresuhteid, suhteid lähedastega. Finantse. Tänane kuulab sinust leelule. Ja tervist. Sinu enda vaba valik, kas sa paned ukse kinni või mitte. Need on tõesti tavaliselt esimesed asjad, mida inimene tavaliselt ise ebajumala jumaldamisega oma ellu laseb tulla. Just nimelt laseb tulla. Jumal ei karista, vaid inimene laseb ise nendel jamadel sisse tulla. Sest inimene ise teeb ise ukse lahti nendele needustele oma ellu. Kuid tänapäeval on veel lisaks ebajumala teenistus ja kõige suurem ebajumala teenistus, mis olla saab. Väljend, pole aega. Mul pole aega. Ma pean puid tegema minema, ma pean kodus remonti tegema, mul on peebeid vaja hoida, ma pean trenni minema. Ma lähen sõbra juurde, ma aitan tal seal midagi remonti seal ehitada. Jah, need on vajalikud tööd,
aga kui inimene toob need ettekäändeks et ennast Jumalast ja Jumala tahtest distantseerida, viib see ühel hetkel ikkagi suhte purunemiseni või selleni, et inimene ei jõua kunagi Jumalani. Sellepärast andis Jumal igas nädalas ühe vaba päeva, et sa leiaksid aega selle suhte hoidmiseks. Erandaksid aega Jumala jaoks. Ei mul läheb nabel, on tõle ütelema. Mul tähtsamalt teha. Et sa teeksid selge vahe sisse. Et see on minu kvaliteetaeg Jumalaga, siia vahele ma ei lase mitte midagi ega mitte kedagi. Oled näiteks pereinimene, siis tulebki koos perega kirikusse või teenistused, võtad aega kodus valmestamiseks. See ongi terve abiellusuhted, nagu selle on samamoodi. Koos valvetate, koos olete nii. Oma abikaasaga sa suhtled samamoodi iga päev, mitte korra nädalas. Iga päev. Nii ootab seda ka Jumal. Distantssuhted kipuvad ilma. Aga kui sa iga päev suhtled oma abikaasaga, sa hoiad seda suhet. Nii ootab seda ka Jumal iga päev. Saame veel nimetada ajalööleid, nagu öeldud, tänapäeval paljudel on arvuti ja nutisõltud, telefoni sõltuvuse probleeme, aga ei tarka, me paneme kedagi kantsist paika. See on üleüldine. Sellest tuleb rääkida. Arvutid ja nutitelefon ei ole kaugeltki keelatud, ei ole. Need on täiesti lubatud, täiesti okei. Aga kui see lööbib aja Jumalaga koos olemiseks, on juba ebajumala laskmisega näitajana. Kõik see lõikabki läbi suhte, tarkuse, jõu ja looduse allikale Jumalaga. Nüüd teine probleem, miks Jumal ei taha, et sa ebajumalad oma ellu ei lubaks, on see, et ebajumalad tuimestavad need haavad, mida Jumal vajab sinu terveks tegemiseks. Inimene ise nagu kisub oma katkised haavad musta tegema. Sõltuvus alkoholist, sõltuvus internetimaailmast annavad mõlemad täpselt sama tulemuse. Need tuimestavad või juhivad tähelepanu kõrvale inimese hingevalust ja stressist. Kordan vana asja üle, et väga mõõdukalt tarvitav vein on Jumala sõnas heaks kiidetud, ei ole probleem. Muidu jäämine on probleem. Rikkust, ilusad kodu, kenasid liided või toredad puhkusereisid, need on kõik tõelised Jumalapoolsed õnnistused iga inimesele. Võta need ainult vastu. Võta julgelt vastu. Need on täiesti okeid asjad inimeste elusid. Täiesti okei. Aga kui me hakkame otsima nendest asjadest lohutust, õnne, stabiilsust oma elus ja otsime eneseväärikust, hakkame põrkuma probleemidega. See tähendab seda, et on muutuvad meie jaoks paljumaks. Ma elan selle eesmärgi nimel. Saada palju, käia palju. Aga kui sa hoiad Jumala esikoha peal, siis naudime kõik asju, mis on antud. Naudime. Sest siis, kui tegevused või asjad muutuvad juba vajadusteks, mida on ühel hetkel raske tagasi lükata või me ei suuda sellele ei juba öelda, annab märku ebajumalast inimese elus. Kui me teeme endast 10 selfit päevas, et saada neid laike, või see klaas veini või see viinavits on muutunud juba igapäevaseks, et tunda ennast rahulolevana, no siin tekib küsimus, et kas Jumal ei taha, et ma siis õnnelik oleksin või ennast hästi tunneksin. Tahab küll, väga tahab. Aga Jumal ei taha, et sa nende asjadega oma probleemi süvendaks. Sa pead toituma sellest tähelepanu majandusest või sellest alkoholist. Ja see ei lase sul terveneda. Jumal tahab, et sa terveks saaksid, elaksid täisväärtuslikku elu. Ja see ongi see niisuguse, kui me otsime tuge ja lohutust alkoholist, sõltuvusainetest, internetimaailmast ja kõigest muust kui Jumalast, ei hakkagi me tervenema. Aga kui me otsime lohutust ja tuge võlts Jumalate jalges kummadudes, siis Jumal ei saa ka hakata
tegelema meie rahutuse, kurbuse, ebakindluse ja hirmu allikaga, selle probleemi põhjusega, mis selle valu ja hingehalva sulle on põhjustanud. ma enda nutab. tuli tagasi Vene sõjadest. karmid läbi pekstud. saadeti ära koju. see hingevalu, mida ta hakkas välja elama, mahtus kõik põlemisse ja tõi õigemast soojus. ma tean, naised on sattunud vahistamist ja vägistamist ohvriks, samamoodi see hingevalu. Jumal tahab, et sa hakkaks tervenema, ära napa oma neid valusid kuskile ilusa paketi alla. mida iganes kellegi läbi elamised, alandamised, mõnitamised, mis iganes, see Jumal on tervenema. ära otsi lohutust teistest asjadest. Need ei tervenda, need katavad ilusa paketi, kui hinge, need ei tervenda. ja tervinemise kohta sai alguses mainitud, et on neid, kes vabanevad ja tervenevad kohe, ja on neid, kes vabanevad ja tervenevad pika peale, et Jumal saaks terveneda selle protsessi käigus. kas selle protsessi käigus inimese haavad ja läbielamised, mis on muutunud selle inimese nõrkuseks. ja selles kiires vabanemises või ka selles pikas protsessis, tervenemise protsessis valmistab Jumal kohe kindlasti ka pääste nii selles maailmas kui ka igavikus. kellelegi ei meeldi seda tulistada, aga inimeste ebajumalad asendavad tõepoolest tihti Jumalat, kes on valmis ja võimeline meie südame iga viimaski kiirukest terveks tegema. ja mõtle sellele, et kui on olemas keegi, kes tahab sind ja mind tervendada, sinu eest täielikult hoolt kanda, mis on sügavama armastuse märk. Pole vist eriti mõistlik oma armastatud eemale lükata. nüüd kolmandaks, mis Jumal ei taha, et teeme ebajumalaid oma edukaseks, on see, et ebajumalad takistavad meie elu eesmärgi saavutamist. usun, et peamine põhjus, miks vaenlane on meie elus nii väsimatult ebajumalaid kujundanud, meie nõrkusi, meie katkisi kohti ära kasutanud, ongi see, et nad alati vähendavad meie potentsiaali, meie eesmärki, milleks meid on siia ellu kutsutud. näiteks kui me mingi sõltuvuse konksu otsa laseme võtta, mis juhtub meiega, me tunneme ennast kurnatuna, vaimselt udusena ja palju vähem keskenduna oma kirgedele ja püüdlustele. Jumal pannud sinu sisse midagi, mis sinu silma särama paneb. palju autod näiteks mul peetud mind, palju loomad. ma ei ole heakad. ma ei ole õpilased näiteks. see on tööd asjad, mis panevad nende silmad särama. aga nüüd ongi vaenlase eesmärk see, et purustada, hävitada, teha maha. kurnata läbi, et sa tegeleksid vähem oma selle armastatud lastega. näiteks, kes on lapsevanemad, on raske tegeleda näiteks laste kasvatamisega, kui me tahame ainult magada, sest me oleme väsinud ja kurnatud. on raske tegeleda oma vaimuliku eluga, tööga, hobidega või nende asjadega, mis meil, nagu öeldud, silma särama paneb, kui me oleme lihtsalt kurnatud, väsinud ja loinud. ma ei jaksa, ma ei taha, homme. ja kui sa ütled juba homme, siis see tähendab seda, et vaenlane on juba esimese sammu võtnud. sest sa oled kurnatud, sa oled väsinud, sa oled vaid. aju kurnud täielik. me lihtsalt ei suuda anda endast parimat, sest me oleme kurnatud. ja see ongi vaenlase peaeesmärk, mind kurnata, kurnamissõda oleks olema füüsilises maailmas. ja me ei suudagi kunagi saada selleks, kelleks me saada püüame või kelleks meid on ellu kutsutud. vot see kolmas punkt oli minu isiklik ja minu enda kõige raskem tuleproov, millega ma usuelus olen kokku puutunud. hingevaenlane tegi absoluutselt kõik selleks, et mind siit leisist minema lüüa, vaimulikust elust minema lüüa, mind läbi kurnata, elujõud ja elurõõm ära võtta. ja see oli üks kõige jõhkramaid aegu mu elus, kus mul ei olnud sekunditki puhkeaega. iga vaba minut, mida ma sain, oli minul peale kullas kallima hinnaga.
lõpuks tohutute eespallete kaasusklikke ja osalusgruppide erinevate koguduste toel mandri kogudused olid alles nõuda aeg. Nende toel ma tõusin uuesti jalgadele ning lõpuks hakkasin kehtestama karmipiire. Siit alates on minul puhkeaeg, siit alates on minul tööaeg. Punkt. Siit alates on minul kvaliteetaeg Margitile. Siit alates on minul konkreetselt iga päev aeg eraldatud Jumalale. Punkt. Siit alates on mul aeg Jeesusele, siit on mul aeg Pühale Vaimule, kolmale Jumalale. Piirid austavad Jumalat. Ja need, kes piire ei kehtesta, need ennast ka läbi kulmavad ja elujõu ja elurõõmu kaotavadki. Lihtne lugu, puhastuse lugu. Ja loomulikult, eks Igi ja vaenlane on siis kohe platsis süüdistamas, sa oled raisk. Midagi ei viitsi teha. Selline sa oledki, mida teised sinust arvavad, et sa oled nõrk ja saamatu ja sa ei saa hakkama. Ja olegi, mis siis? Mina tean seda, et piirid austavad Jumalat ja mina austan Jumalat. See, mis Marjudel on üles, et see Jumala kartus peab olema meie elus number üks. Selles mõttes, et ma austan Jumalat, ma tõstan Jumala tahte oma elus esikohale. Ja Jumala abiga ma ei lase oma elu, mis mulle on kinnitud, lõhkuma. Seda läbipõlemist, seda kunnatust ja depressiooni, seda on liiga palju inimeste eludes. Võtame kirjanduse lahti, ajakirjanduse lahti, iga teine artikkel on sellest. Näitlejad, lauljad, avaliku elu tegemised, kõik räägivad sellest. Sellest räägitakse palju, sellest kirjutatakse palju ja see on kurb. Ja paraku see ongi ebajumala teenistuse tulemus. Nii et tänasele päevale, uuele nädalale ja uuele aastale vastu minnes saamegi sügavalt mööda. Ja kohe kindlasti saame võtta aega ja mõtelda, et millised tegevused, millised mõtteviisid või käitumine võivad sind vaimulikus elus, sinu pöördus, unistuste ja eesmärkide saavutamisel takistada. Võta see uude aastasse, uude päeva, uude nädalasse kaasa. See mõte. Tee sellest järeldused ja võta midagi ette. Kui sa seda teed, siis arvesta ka sellega, et suure tõenäosusega me peamegi Jumala antud eesmärkidele lähemale jõudmiseks juba ebajumalatest loobuma. Kui sa soovid seda teha, siis pärast enda sissevaatamist ja mõtisklust nimeta see probleem endamisi kuudava häälega välja ja palu Jumalalt jõudu selle oma elust välja viskamiseks. Palu sellest kindlasti Jeesus abi alles. Ja loomulikult kuula siis seda, mida ta sul südamele paneb. Sa tunned selle südames ära, täiesti kindel. Tunned, et jääd siiski kinni, jääd jänni, sa ei oska kuskilt alustada, küsi julgelt abi. Leia keegi usaldusväärne vaimulik või kes sind sellel teekonnal aitab, vajadusel peab ka nõustajad abi, see on täiesti okei. Aga üks on kindel, anna see täielikult Jumala üle. Täielikult, mitte kild, tükk, 80%, 50%, täielikult 100%. Kuna mõtled, et Jumala eest seda varjata, ta teab selle olemasolust nii. Ainus, mida ta tahab, et sa selle üles annaksid seda nimetades, et ma loobun sellest ebajumalast. Ma loobun sellest ajapöördist, mis võrdib issand aega sinule. Me peame siis sellest meelt parandama ja seejärel nüüd keskenduma rohkem sellele, mida me nüüd saavutame tulemusena, kui sellele, milles me loobume. Ja kui sa sellele teekonnal asud, siis hakkadki nautima täielikult lähedust Jumalale, sa tunned seda, sa hakkad nautima lähedust Jeesusele ja vaimule. Ning siis sa koged päriselt rahu, rõõmu, mis meie hinged on tegelikult ilma südame kaudselt taibad tagaigatsenud on. Elada seda valutut, ilma valut elu. Tervenema,
öeldud, südamevalu ja selline emotsionaalne stress on tegelikult inimese sees märguanne, et midagi on ühis korrast ära. aga nagu öeldud, Jumal annab selle kaudu meile märku, et aeg on selle valuga hakata tegelema. kaua sa ennast piinad, anna see mulle üle. tuleb, ma aitan siit sellest välja, see on Jumala kutse iga päev igale inimesele. aga kui me ignoreerime oma valu, kui me ignoreerime oma emotsionaalset stressi, me loome lihtsalt eneseteadmata uue ebajumala, et täita enda sees olevat tühjust. seesmist tühjust. aga ainus viis oma endiste ebajumalate haardest vabanemiseks ongi asetada oma valu, purunenud olek, üksindus, ärevus, depressiooni Jeesuse alla võtta. ühesõnaga, me peame veetma aega sõnas ehk piiblit lugedes, palves, üksteise eest palveid tehes ja toetades, osaduses olles. sellepärast me koguneme koguduses, sellepärast me koguneme osaduspalvegruppides. see on nende eesmärk. tervenemine võib võtta tööst aega nädalaid, kuid ja mõnikord isegi aastaid. aga kui me asetame oma valu ja hingelise tühjuse ning ebajumalad iga päev Jeesuse jalge ette, leiame ühel hetkel siiski vabaduse ja võidu, see on garanteeritud. me leiame. mina ei luba seda, vaid Jeesus on seda teostanud. kuidas me alguses kuulsime, tulge minu juurde kõik, kes olete vahetud orjad ja mina annan teile hingamise ehk vabaduse, tervenemise, vahelatest vabanemise. täpselt nii ongi. sinu ja minu elu on liiga väärtuslik ja lühike, et seda ebajumalatele paisata. meil on ainult üks elu ja seega tuleb tegu teenida austa Jumalat ning vastu võtta tervenemine nii hingele, vaimule kui ilma. ja mis kõige tähtsam, vastu võtta päästamist ning lõpuks ka saada ilma. aga kui sa soovid olla see, kes tahab ebajumala teenistusest vabaneda oma elus, siis ole julge sellest märku andma. tule minu juurde. ta on naistatud Vene arutele, hallima, harjud. ole julge sellest märku andma, me palvetame sinu pärast või teed seda peateenistust. või otsid siis peateenistust üles. leppida hiljem kokku, nõnda kui ise tunned. seega ära jää üksi, ole julge. ja me aitame selle teekonnal edasi. ja nagu öeldud, mis kõige tähtsam selle juures, kõik see, mis sul on juba valmis pandud ja võimalus taastada oma suhe loodega. Amen. mõtisklemist nüüd on, aine. lase iseennast läbi. las Jumal kõneleb su vastu. mina olen kõige sõnumikuga ja las Jumal kõneleb sinuga. jah, aga tõmbame teenistuse otsa. paneme lõpu otsa ja teeme lõpu kanda, siis Marju ütleb meile lõpu osa. hea issand, aitäh sulle tänase teenistuse eest ja tänase võimaluse eest siin koos olla, issand, üksteise eest palvetada ja vastu võtta issand seda sõnumit, mis on meile valmis pannud ja millega uuel aastal, uuel nädalal, uuel päeval vastu minna. aitäh sulle selle eest. lihtsalt tõesti, anna meid andeks, kui me oleme oma elus liiga palju neid ebajumalaid kaasas tassinud ja me lastume nendel meie eludes valitseda. anna meid issand andeks. tahame tööst ära tõududa ja ikka issand hoida sind esikohal oma elus. et meil ei oleks takistusi meie tervenemiseks, ei oleks neid takistusi, mis lõhuvad või takistavad issand seda suhet sinuga, mis on kõige tähtsam. luba issand, et sa ei luba meie ellu midagi, mis seda lõhub, seda suhet lõhub ja et aega lõhub issand sinu jaoks. luba issand, et sa tõesti kõneled nüüd meie kõigi vastu ja näitad oma halli pühavaime läbi. algusest läbi meie südamedes õpid ja näitad, kus need ebajumalad on, millest me peaksime vabanema. Jumal seda. aga samas issand tahame tänada kiita sind lõppeva aasta eest. on see olnud kellegi jaoks raske, on see kellegi jaoks olnud rõõmus aeg. sina issand tead igat üksikut. sa tead iga üksikut südames, mis seal toimub.
on seal rõõm, on seal tänu, on seal kuulust, on seal meeleheidet, on seal valm. olgu need kõik lihtsalt sinu käes. me täname tõesti, et oled meid läbi kandnud ja oled kandmas uut aastasse. ja luba tõesti, issand, et uut aastasse läheme koos sinuga jätkuvalt. Püha vaimu käes, Jeesuse järel. et me keegi ei peaks kogema issand neid valu ja neid ahastust ja relatsioone, vaid tõesti issand rõõmus, tänu ees, armastuses, issand vaadata tuleviku päeva suunas. Luba seda. aga tõesti palume ka issand selle jätkuva pühamapäeva sinu pealt, et tõesti issand, et ei tuleks seda pühad aegid kaasa tuua tõesti palju probleeme liikluses ja lähisuhetes, peredes, mis on luba, et tõesti sinu arm ja kaitse ja sinu armu valgus tõesti võiks issand nende inimeste peale paista, kes issand nende probleemidega on, nendega kokku muutunud. Luba issand, et sa kannad läbi, sa hoiad. ja issand, see aastavahetus möödub suhtele kahe juhtumid, et on lihtsalt seda meile. aga usaldame sind, anname kõik sinu kätte, lõpuks on issand kõik sinu käes. palume kõik sinu kätte, ka oma tervise, jätkuvalt palume ka tõesti Aadami laste pärast, et nendel see luksus võiks Jeesus sinu käest välja kasvada. ja seda on juhtunud, me teame, issand, seda on juhtunud, see on juhtunud isegi filmikaamerate ees, selle tõestuseks. me täname, kiidame sind selles, et me võime seda tervise vastu võtta. võime tänada, issand, selle, et sa tervendad siinsamas Marge Põlve. ja et see valu ei saaks mitte mingisugust õigust tema tervisele ja tema tööde tunnetustele. Jeesuse nimel me kuulutame ja deklareerime issand sinu tervendavat pereväge Marge Põlvele. ja me võtame selle tänuga vastu Jeesuse nimel. aga issand, sina tead iga üksikult, kellel meil on mingi vajadus, rõõm, mure, tänu, mis iganes. sa võid issand nende vastu võtta. ja me võtame selle palve vastused tänu nähes kõiges vastu. kõik sinu kiituseks ja abis, teiste teenimiseks. Jeesus sinu nimel. Amen. 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 aga kes veel jaksab? olen lõpul välju ja siis midagi muutunud. aasta lõpuni ei ole just väga palju jäänud. peale tänast ainult 3 päeva, nii et ma arvan, et laul pealkirjaga Aasta viimne tund on jõudnud, on ka täitsa asjakohane. number on 593. ja nii kaua kui Margit otsib, ma olen üsna veendunud, et ega meist keegi selle lauluga väga tuttav ei ole, nii et ma algusest lõpuni kõigepealt mängin seda ainult muusikat. laulame igaüks oma sõnadega, midagi muud üle ei jää.